Sotsiaaldemokraatide linnapea kandidaat Jevgeni Ossinovski on korduvalt öelnud, et nelikliit oleks Isamaa jaoks ainus mõistlik variant, sest abielu Keskerakonnaga vihastaks välja Isamaa valijad, kes andsid hääle muutustele ja Eesti-meelsusele. Ühiskonnauuringute instituudi läbi viidud uuring näitab aga hoopis midagi muud. Seal tulid väga huvitavad tulemused. Nimelt kaksikliitu ehk siis Keskerakonna Isamaa liitu. Isamaa valijatest esimese või teise valikuna toetab umbes 70% valijatest. Ja selle vastu on 7,5% valijatest. Samas, kui me vaatasime nelikliidu toetust, siis seal oli 37% toetas seda esimese teise eelistusena ja täpselt sama palju oli sellele vastu. Ehk 37% Isamaa valijatest oli nelikliidu vastu, mis nagu tähendab seda, et tegelikult Isamaa valijat lõhestab kõige rohkem see, kui minnakse nelikliitu hetkel. Küsitlus viidi läbi üle-eestiliselt. Selle järgi võiks öelda, et Isamaa jaoks on kõige mõistlikum variant vastu võtta Keskerakonna kossjad, kuid Tallinna tänavatel lähevad arvamused lahku. Keda teie eelistaksite nüüd peale valimisi siis võimul näha, kas Keskerakonda ja Isamaad või seda nelikliitu, mida sotsid tahavad kokku panna? Nelikliit. Kindlasti mitte Keskerakond Isamaaga, ikka see nelik siis. Miks te just nii vastu olete Keskerakonda, kui te soovite avaldada? Ma ei tea, vanast ajast jäänud niisugune paha tunne ja mulle üldse kõlvalt ei meeldi, ma ei saa sinna midagi teha. Eriti ma ei tee vahe, kas on Isamaa või Keskerakond. Kõige tähtsam, et mõistusega isikud juhivad meie riiki. Mul ei ole mingeid eelistusi. Teie jaoks poleks üldse vahet? Kindlasti on vahe, aga ma ei ole seda niimoodi analüüsinud väga, et mis nüüd, kes nüüd, sest kõiges on kõike. Ma ei vali Tallinnas, aga nelikliitu. Ma arvan, et parim on ikka koostöö. Ehk siis see nelikliit? Mina arvan, et see ei ole hea, kui võim on näiteks ühe partei käes. Kui nad oma vahel seal kemplevad, siis on meil ka natuke kergem, meid ka võetakse kuulda. Ma veel ei ole mõelnud selle peale. Ma jälgin, mis toimub. Aga kui niimoodi kõhutunde peaksite ütlema, et kas tahaks edasi minna selle suunaga, mida siis Ossinovski nüüd 1,5 aastat sai ajada või pigem ikkagi tagasi Keskerakonna juurde? No Keskerakonna juurde ma arvan mitte. Вот, честно, мне как-то без разницы, потому что я не очень им верю. Центристы, значит, должны представить свою голову, а кто? А как по-другому? Ну там по-другому центристов не хотят брать. Кто не хочет? Ну, другие партии. Так они же не выиграли. Ну да. Ну, так а не хватает голосов, мандатов не хватает. Ну и все, тот побеждает, у кого мандаты есть. Какие вопросы? Art Johanson toob välja, et Isamaa ainus väärtuspõhine konflikt Keskerakonnaga seisneb eestikeelsele haridusele üleminekus, kuid nelikliidus on eriarvamusi rohkem. Pigem praegu Isamaa valija seis vastu igasugusel liidul Reformierakonnaga. Seda ka Tartu näitel, et ikkagi seda Isamaa valija nüüd ka ei tõtta väga toetama Reformierakonnaga praegust liitu, mis Tartus toimub. Me uurisime selle kohta ka. Et ühesõnaga selgelt ma arvan, et Isamaa valija valis Isamaad just selle tõttu, et nad ei läheks paati praeguse võimuga. Reformierakonna juhatuse liikme ja endise Tallinna linnavolikogu liikme Jürgen Ligi sõnul on Isamaa praegune otsustamatus pehmelt öeldes küüniline, sest alles suvel kritiseerisid nad neid oravaid, kes kaalusid Keskerakonnaga koalitsiooni tegemist. Eks talle maskide maavõtmine, see rahvuslik silmakirjalikkus, mis neil on olnud, seda tegelikult Respublikas pole kunagi olnud. Ja Urmas Reinsalu on loosungite mees. Siin ei ole vaja midagi mõelda ja kaalutleda. Ma ei tea, kas neil on häbi või ole. Selles on küsimus, et neid kisub sinna keski poole seda. See on küll minu teadmine, aga kas see on Urmas Reinsalu vaba valik? Ma pigem arvan, et mitte väga vaba.